Alternatiiv või siis roheenergia kasutuselevõtt on meil lausa riiklik ülesanne. Selle hea näide on päikesepaneelid, mille soetamist on erinevate meetmetega toetatud ja riiklikult seda igati soositud. Tundub nüüd, et olukord on pöördumas, sest Elektrilevi hindas ümber liitumislepinguga seotud tingimused. See puudutab alates maikuust uusi liitujaid. Tagasiulatuvalt midagi ei muutu. See muudatus siis tegelikult tähendab seda, et jah, tõesti, kui varasemalt ka on kehtinud läbivalt selline kokkulepe, et kui uus liituja soovib võrguga liituda, siis tema kanda jäävad ka tegelikult siis võrguga liitumise kulud, ehk siis päriselt need võrgutugevdused, mida siis on konkreetse asukohas ja hetkel vaja siis teha. See muudatus nüüd tähendab seda, et kui varasemalt Elektrilevi sai ka omadest vahenditest neid uusi liitumisi toetada, osad finantseeringud jätta enda kanda, siis täna me oleme paraku jõudnud olukorda, kus me enam neid teha ei saa. Uusi liitujaid on reeglina aastas olnud 30–40 000 juures. Kogu kliendiportfell selliste tootjate puhul on 700 000, igati märkimisväärne arv. Lihtsalt tähendab see seda, mida suuremas kohas asub uus tootja, seda vähem on vaja teha kulutusi. Üksiku metsatalu puhul võivad need olla oluliselt suuremad. Kõik need kliendid, kes täna juba elavad ampritsoonis, mis on siis nii-öelda see kaugus, mis on siis meie lähimast alajaamast 400 meetrit, kõigile sellistele klientidele me täna juba saame pakkuda siis keskmistatud kujul fikseeritud hinda. 404 eurot amper. Keskmise majapidamise jaoks tähendab seda, et uus liitumine maksab suurusjärgus 8000 eurot. Aga tõesti, kui me räägime tootjatest, siis paraku on väga keeruline välja tuua sellist keskmistatud või mingisugust üldist näidet. Tundub, et päikeseparkide rajamise buum hakkab vaikselt ikkagi ümber saama. On muutunud väga palju tagasiostuhinnad võrku, aga samas nüüd on uus mure. Nimelt liitumislepingud võivad kallineda. Kui palju see sõltub muidugi olukorrast ja kohast? Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus kinnitab läbi väikeelamute renoveerimistaotluse vooru, et ühe meetmena välja pakutud päikesepaneelide soetamine oli väga populaarne. Kokku jagati välja 22 miljonit eurot, suur osa sellest 800 päikesepaneeli projektile. Huvi on olnud, projekt lõppes veebruarikuuga ja paljud taotlused on veel pooleli. Kas hinnatõus võib neid ära ehmatada? Hetkel ei ole siis ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusele tulnud nüüd ühtegi avaldust, et soovitakse toetusest loobuda, kuna siis Elektrilevi on muutnud võrguga liitumise hinnapoliitikat. Küll ei oska me prognoosida, kas neid avaldusi võib tulla või mitte, et see kindlasti sõltub iga inimese võimekusest ja kindlasti ka sellest, mis on siis selle liitumise hind. Samas polegi vaja liituda Elektrileviga ja saab paneelid paigaldada vaid oma vajaduse rahuldamiseks. Konkurentsiamet on aga maininud, et Elektrilevil selles vaates vahendite puudust ei tohiks olla. Seni on Elektrilevi lappinud vahe laenude ja erinevate Euroopa toetusprojektidega ning maksnud omanikule vähem dividente.